kolm vene siga. Mart, Martin ja Monika otsustasid lihtsamalt raha teenida ja saatsid vana Mardi Moskvasse tööle. Tööpõli oli Mardil Venemaal lai, sest ta oli ullike ja lasi ennast FSB-l agendiks värvata. Mart oleks lepalehtede eest ka oma riigi maha müünud, aga Putin andis talle siiski 2 suurt kohvrit kaasa. Ühes kohvris olid rublad ja teises kohvris olid instruktsioonid, kuidas edasi talitada, et rublamaksed ka edaspidi tema kontole tuleks. Esimese asjana pidi Mart poiss konservatiivse erakonna tegema ning ruigama valeinfot läbi enda propagandakanalite ja Facebooki. Teiseks pidi ta võimule saama ja ootama, kuni aeg on õige, et Eesti riik ja rahvas Venemaale allutada. Seda plaani jõudis ta teostada seni, kuni rahvas hakkas faktikontrolli neile tegema ning peale seda põgenes kogu Sjavre Venemaale. Nüüd songivad nad koos endise Ukraina venemeelse presidendi Viktori ja Süüria diktaatori Bassariga Moskvas mulda.